Patogeensed seened nagu septooria on põllumeeste vaenlased. Nad võivad taimi kahjustada, vähendades märkimisväärselt saagikust ja halvendades kvaliteeti. Põllumeeste käsutuses on võimsad vahendid. Õigel kasutamisel on fungitsiidid väga tõhusad. Kuid on üks probleem. Seened on elusorganismid ja võivad kohaneda kemikaalidega, mida me nende kontrolli all hoidmiseks kasutame. Seened toodavad miljoneid eoseid ja see loob geneetilise muutuste tekkeks palju võimalusi. Süsteemsed fungitsiidid tungivad seenerakku ja seonduvad teatud tüüpi valkudega. Fungitsiid mõjutab valku ja takistab selle normaalset toimet, peatades seene kasvu taimelehtedes ja hävitab selle haiguse. Erinevad fungitsiidid mõjutavad rakkude erinevaid valke. Näiteks asoolrühma fungitsiidid pärsivad seeneraku membraani sünteesi. Samas kui strobiluriinid takistavad energia tootmist. Kuid seentel võivad tekkida mutatsioonid, hakates tootma teistsugust valku, mida fungitsiid ei suuda mõjutada. See ei lase fungitsiidil toimida, võimaldades seene mutatsioonil ellu jääda ja paljuneda. Seda protsessi nimetatakse fungitsiidi resistentsuseks ja see on peamine fungitsiidide efektiivsust vähendav muutus. Kui mutatsioon on märkimisväärne, on sellel seenele kohene mõju. Tundlik seen muutub resistentseks. Kui normaalsete rakkude hävimisel säilib piisavalt palju muteerunud rakke, siis jäävad lõpuks alles ainult vastupidavad tüved. Korrutades seda seene elutsükli jooksul toodetud miljonite eostega, jõuame kriitilise hulga seenerakkudeni, mida pole enam võimalik hävitada. Kui see juhtub, siis asendub algne tundlik populatsioon resistentsega ja seenhaigust ei saa enam fungitsiididega hävitada. Mõnikord toimub see protsess järk-järgult. Väike valgu mutatsioon võib hakata kemikaali efektiivsust vähendama. Aja jooksul võib valk veelgi muutuda ja olla järjest resistentsem. Ühe ja sama kemikaali kasutamisel üksinda, üha uuesti ja uuesti, võib järjest enam resistentseid seenerakke ellu jääda. Nii väheneb järjest ka seenepopulatsiooni tundlikkus ja lõpuks pole seda enam võimalik fungitsiidiga täielikult kontrolli all hoida. Ühe ja sama kemikaali kasutamise suurendamine selle efektiivsuse säilitamise eesmärgil võib hoopiski soodustada mutantsete seene eoste valikut ja vähendada haiguse kontrolli all hoidmist ning saagikust. Ja põllumees ei pruugi sellest olukorrast arugi saada, kuni on juba liiga hilja. Mõned mutatsioonid suudavad fungitsiidiga ellu jääda, kuid nad ei suuda enam korralikult toimida. Sellised mutatsioonid ei läbi vastupidavustesti ja hukkuvad. Kuid paljude mutatsioonide tulemusena jääb mõni lõpuks ikka ellu. Neil ei pruugi küll alguses tekkida fungitsiidi suhtes täielikku resistentsust, kuid populatsiooni suurenedes jätkub mutatsioon ning mõned on juba palju vastupidavamad. Põllumees, kelle peamiseks mureks on tema saak, ei taha sellega riskida. Mutatsioonid toimuvad looduses pidevalt ja varem või hiljem tekib mõni muutus ka fungitsiidiga mõjutatud valkudes. Tõhusa fungitsiidi hooletu kasutamine hävitab tundlikud seenetüved ja tegelikult kiirendab resistentsete tüvede levikut. Kuidas seda vältida? Meie kasutuses on 4 strateegiat. Esiteks, ennetamine. Kasutades fungitsiidi enne infektsiooni puhkemist, saame infektsiooni ennetada, selle asemel, et proovida ravida juba lööbinud puhangut. Ennetamine aitab vältida suurel hulgal eoste teket. Teiseks, piiramine. Kasutamise piiramine aitab vähendada resistentsete tüvede hulga kiiret suurenemist seenepopulatsioonis. Kolmandaks, segamine. Erinevat tüüpi kemikaalide kombineerimine aitab vältida resistentsete mutatsioonide levikut. Kui üks fungitsiid neid ei hävita, teeb seda teine. Viimane strateegia on vaheldumine.
Erinevate fungitsiiditüüpide vahelduv kasutamine hävitab tõenäolisemalt mutantsed tüved. Kui üks toode neid ei hävita, võib tõhusaks osutuda teine. Panused on suured. Sajandi keskpaigaks on meil toita 9 miljardit inimest ja selliste toiduainete nagu nisusaagikuse suurendamine on väga tähtis. Tõhusa fungitsiidi kaotamine oleks suur tagasilöök ja seda saab vältida ainult nende elutähtsate toodete ettevaatliku kasutamisega. Pidage meeles, et need fungitsiidid on haiguste kontrolli all hoidmisel ja põllukultuuride saagikuse kindlustamisel tähtsaimaks vahendiks. Uute ainete väljatöötamine on pikk ja vaevaline protsess ning võib põllumehe aastateks kaitsetuks jätta. See video on toodetud BuzzFile koostöös Inglismaa Riikliku Põllumajandusbotaanika Instituudi, NIAB ja Rotmanstead Researchiga. BASF. We create chemistry.